no praegusel juhul natukene hiljaks jäänud ka kapsaga, paprika, tomat, seller, petersel. Aga kui võib-olla nüüd valida mõni paprika kibesort nagu ka enne, 72 päeva ja on ta meil valmis. Need seda on Parma köökides reklaamitud ja miks mitte. Ja peale selle, miks mitte teha kapsast. Tähendab, on periood, kus juulikuus tuleb vahenik. Ei ole varajast kapsast ja hilist ei ole veel tulemas. Ja teha varane kapsas praeguse külviga. Ja nüüd peab mõtlema selle peale, kuhu see külv teha. Kas kassettidesse, nagu me siin nüüd näeme, või hakata tegema turvapottidesse. Mina propageerin ja ütlen ikkagi, et kassett on õige. Väikse pinna peal saame rohkem taimi. Selline ruudustik, ta 40x60 kuskil mahutab 96 taimi. Varase kapsa puhul oleks see 77, aga võtaks sellised potti 77, kui palju pinda meil läheks vaja. Turbaniiskus, see peaks olema kuskil 60% ja keegi ei hakka määrama, pigistate natukene, see natuke niiske, et vett ei tohiks tulla. Käsi peaks jääma ainult natukene märjaks, või niiskeks. Sellisele turbale peaksime siis panema juurde neutraliseerimiseks kas puutuhka või tolmpõlekivituhka, dolomiidijahu. Järgneb, kui kassetti kasutame, siis sõelumine. Nii, jäi nüüd mõtlema peale. Kassetti on vajalik sõeluda. Ära sõelamist me näeme. Millised osad jäävad järgi? Vaat siin ei ole toitained, see võib olla ka happeline. Ja nüüd, kui see läheb kuskile kasseti avasse, lähevad taimejuured sinna, siis need taimed lihtsalt ei kasva. Kui kasutaks näiteks tavalist kasti, kasvataks paljas juursetena või potis, siis see nii suurt tähtsust sõelumine ei oma. Nii, ja nüüd käega natukene laiali. Nüüd on markeerimine. Ma ei usu, et kodus hakkab keegi sellist lauda tegema, kui meil pinnat ei ole suured. Muidu oleks sellise lauaga need avad, pulgakesed on sees, vajutate ainult peale. Ja igasse avasse seeme. Võime teha niimoodi. Läheb kah kiiresti, ei ole mingit probleemi, kes on ära harjanud. Nii, nüüd paneme seened sisse ja järgmine töö sõelame uuesti mulla peale või substraadi.